ja lapsed, sinu tänase tunni eesmärk ongi teha voltimistöö liblikas. Ja selleks, et täpselt aru saada, mis sind tänases tunnis ees ootab, on sulle laua peale abiks hindamismudel. Ole hea, vaatame selle mudeli koos läbi. Ja hindamismudel on siis abiks selleks, et sa saaksid aru, mida sa täpselt hakkad tänases tunnis tegema. Millised on sinu tööetapid. Vaatame seda hindamismudelit ridade kaupa. Rohelisel taustal on antud sulle see oskus, mille abil sa oma töö valmis saad. Esimene, lõikamine piirjoone abil. Helerin, ole kena. Loe meil ette, millal ma saan oma töö eest 6 punkti, millal on minu sooritus suurepärane. Oskan lõigata täpselt mööda piirjoont. Kõik lõikeservad on sirged. Tänan. Millal ma saan 4 punkti? Oskan lõigata mööda piirjoont. Kohati lõikeservad on sakilised. Tänan. Ja millal ma saan 3 punkti? Kogu töö ulatuses on lõikeservad sakilised, aga lõikan iseseisvalt, ei loobu sooritusest. Tänan. Ja nüüd on sinu ülesanne seada endale eesmärk. Millise lahtri sa võtad endale tänases tunnis eesmärgiks? Kas maksimumsooritus ja 6 punkti? Teen sinna ristikese. Lepin sellega, et töös esinevad mõned puudujäägid ja seekord on 4 punkti. Või töös on mitmeid puudujääke, aga ma ei loobu sooritusest. Praegu teengi sellesse lahtrisse risti, mille ma võtan endale eesmärgiks. Ainult 1. Teine rida. Voltimine. Voltimine on siis teine etapp ja ole kena, Laara, loe meil ette, millal on mul siis suurepärane sooritus ja saan 6 punkti. Oskan voltida sirge puhta ja terve voltijoonta. Aitäh. Ja nüüd võta teisest reast endale sobiv eesmärk. Kuidas plaanid täna tööd sooritada? Tegid ristikese. 3. paigutamine. Teele, ole kena, loe meil ette, millal ma saan 6 punkti ja mul on suurepärane sooritus. Paigutamine. 1, 2, 3. Puhtus. See on päris suur ülesanne. Hoida oma töös puhtust, et mu töö oleks puhas. Loore, ole kena, loe meil ette, millal ma saan 6 punkti. Oskan kleepimisel vältida liimivõkke. Tee enda valik, millise lahtri sa endale sead eesmärgiks. Tänases tunnis pead sa liblikale ka keha osas kujundama mustri. Ja loeme siis läbi, millal ma saan suurepärase soorituse ja kas on nõus. Jasper, kuulame. Aga nüüd on sul siis ülesandeks selgitada pinginaabrile, millised eesmärgid sa tänases tunnis endale seadsid. Nii et räägi kaaslasele, millise lahtri sisse sa tegid risti. Räägi palun. Ja, Ameli, räägime. Millised eesmärgid sa endale seadsid? Ma panin selle 4 peale, sest ma ei oska nii hästi lõigata. Jah, see on väga oluline, kui sa arutled ka ja põhjendad sõbrale.